Aga tere jälle. Tervist. Me räägime täna sisemisest lapsest. Ja vaatame, kaua me sellest räägime, et sellest võib rääkida päris pikalt. Ma ei oska väga pikalt sellest rääkida, sest ma olen kogu aeg sellest kõrvale hiilinud. Oled kõrvale hiilinud? Mis mõttes? Rääkimisest või sisemise lapse tööst? Tööst. Et igasugustes töötubades vahest on see õnnestunud, aga üldjuhul ma lähen seal nagu nii lukku ära, et mingi sihukesed nagu hingamisega, et pead keskenduma või siis on mingid sellega seoses töötoad, siis nagu meil oli ühes laagris oli, kus mõtle, et oled a la 5-aastane, kuidas sa siis teed, meil anti mingid vetsupaberrullid, mänguasjad, tee lennukeid ja asju ja ma läksin nagu niimoodi lukku, lihtsalt istusin seal maas. Ega ma täpselt ei mäleta, teesklema ma ei hakka. Tõenäoliselt ma mängisin oma ette kaua, et ma tõesti nagu ei mäleta seda aega. Kuigi kui ma olen ise endale seda meditatsiooni teinud niimoodi, et ma loen sisse ja panen kõrvaklappidest oma häälega räägin, siis ma saan nagu selle kätte, aga kui kuskil grupis olen teinud, siis mul on nagu tühi. Seal peab olema hästi turvaline keskkond. Võib-olla jah, et see vajab sellist hästi intiimset ja turvalist, et sa ei saa nagu teha 50 matsiga seal seda väga nagu sügavat, iseasi kui sügavale ta läheb see mõni. Ma mäletan, alguses oli esimestes laagrites, kui ma käisin, siis olgu see sisemise lapse või mingi muu teemaline. Inimesed rääkisid sihukesi lugusid, kus nad kõik jõudsid ära käia seal. Suu vajus lahti, mis asja. Tagantjärgi ma mõtlen, et ma lihtsalt olen nagu olnud nagu nii peas kinni, nagu me eelmine kord rääkisid. Sa ei oska nagu, sa ei pane lihtsalt tähele, mis sul seal peas toimuma hakkab, et kuidagi... See pea hakkab meil kaitsma kohe sinna kehasse minekut, et see on ohtlik. Tõenäoliselt, jah. Seal on tunded. Kehas on tunded ja kui me meestest räägime, siis mehed ju ei ole, neil ei ole lubatud väga tunda. See on kinni ja lukku pandud, eks ju. Jah, just nurkadele, eks ju. Nagu huvitav. Aga jah, sisemine laps ei ole ainult üks, on ju. Et need on eri vanustes ja päriselt meie sees elab lasteaed. Mul töö juures täna ka küsiti, et mis teemal me rääkima hakkama, siis ma ütlesin, kes see veel on? Jah, inimesed üldiselt ei mõtle selle peale ja nad ei adu seda, aga kui seda lahti hakata rääkima, siis hakkab asi tunduma üsna loogiline, eks ju. Et kõige esimene see laps meie sees on päriselt hakkab juba ema üsast pihta, see, kuidas see laps seal kasvab ja kuidas ta on selle ema tunnetega, emotsioonidega ühenduses seal kõhus ja tajub kõike seda, mis toimub seal välismaailmas isa ja ema vahel ja siis saab sealt mingisuguseid traumasid või mingeid haavu, eks ju, sõltuvalt sellest, kas ta on esiteks oodatud, kas teda oodatakse poisi või tüdrukuna ja kui ta on poiss ja teda oodatakse näiteks tüdrukuna, eks ju, siis ta on juba esimene ebapiisavuse tunne, eks ju, ma ei ole ootustele vastav. Siis liitub sinna see sünnikogemus, eks ju. Stanislav Grofil on see holotroopne hingamine ja tema on välja töötanud selle sünni staadiumit, siis et see kõik nagu 4 erinevat staadiumit on sünnistaadiumit, kuidas see lapselt välja tuleb, eks ju. Ja siis iga selle staadiumil on oma mingisugune haav või trauma siis on ju. Et sõltuvalt siis sellest, kui raske on see sünnitus. Olles hingamises kõige rohkem see, siis kui keerad ennast külili, siis kui see hingamine läbi saab ja tõmbad natuke krussi ka ennast, võtad selle loote asendi ja et siis nagu toimub mingi sihukene see sõltub sellest, kas see laps saab lõpetatusse sündimisega, eks ju, et on väga oluline, et see laps sünniks mööda neid ema, neid sünniteid, on ju, et saab selle kehamassaaži sealt ja siis ta on nagu sünnib lõpetatusse siis siia ellu. Aga väga paljud lapsed sünnivad mingil tervislikel põhjustel näiteks keerilõikega, eks ju, või siis igasuguste abivahenditega, näiteks nagu see tangisünnitus oli vanasti, mis täna on iminapaga vist või?
et kõik see, ja see on hästi kehaline trauma päriselt, et inimene ei mäleta ju üldiselt, väga vähesed mäletavad oma ema üsast aega, selliseid inimesi kusjuures on. Et see on hästi alateadvuses meil see kogemus ja seda me ei mäleta. No üldiselt, jah. Aga see väljendub meie kehas ja kehapsühhoteraapias on ka toodud välja need erinevad siis keha, kuidas siis inimene vastavalt oma sünnikogemusele, mida tema keha väljendab siis. Et see on hästi huvitav päriselt. Et kui sa oled nagu teadlik sellest teooriast, siis sa vaatad inimesele peale ja sa teed kohe ära, et kuidas ta siia maailma on näiteks sündinud või milline iseloom tal on või millised kompleksid tal näiteks on või millised traumad tal võivad olla. Et sa loed siis minust välja kui vaja? No ja ma ei ole nii põhjalikult seda õppinud, aga ma olen küll teadlik jah, nendest mustritest küll jah, et midagi ma kindlasti tean sinu kohta ka. Peakuju järgi või? Ka selle järgi. Mis kujuga pea on, et siis vist on suured traumad, pea on siukene piklik, et väga vaevaliselt tuli välja. No pea piklik on tavaliselt siis, kui on kitsad sünniteed, et siis lapse pea on mingiks ajaks voolujooneline. No ma seda mõtlengi, et sealt... Kui see pea jääb piklikuks 46-selt ka, no siis on huvitav. Okei, no see ja siis 0 kuni 1 aastani on siis sisemine laps meil, mis on jällegi kehaline, meil väga vähesed mäletavad seda aega, eks ju. Ja see on nüüd see aeg, kus lapsel siis kujuneb välja selline baasturvalisuse tunne. Et kuna see laps on täiesti seotud oma emaga ja ema on tema toitja ja emast sõltub tema ellu jäämine, siis sõltuvalt nüüd sellest, kuidas ema siis sellel ajal lapsega siis last hoiab või kuidas ta käitub, siis tekib see turvalisuse või ebaturvalisuse haav siis sellele lapsele, eks ju. No üks nendest haavadest on kindlasti see, kui ema viiakse või laps viiakse ema juurest ära peale sündi. Et näiteks on vaja kuvöösi või siis viiakse kohe ära näiteks mõõtmisesse ja et ei saagi kontakti. Vanasti Vene ajal oli nii, et ei pandudki rinnale, eks ju, kohe viidi laps ära. Et siis seal võivad tekkida juba esimest korda sellised südame sulgumised lapsel. Ja selline hülgamise hirm, eks ju. Absoluutselt. Me oleme seda hingamist kunagi minuga teinud ja mul tulid need ikkagi vägagi üles. Kehalised, eks ju. Siis sealt edasi on 2-3 aastane laps, tema hakkab siis, see on see piiride koht. Kui laps, see on nüüd see iga, kus laps hakkab kehtestama oma piire. Ja kui ta nüüd ei saa seda teha tervislikult, vanemad ei luba seda teha, nutt pannakse kinni, siis see on see iga, kus öeldakse, et laps jonnib, eks ju. Laps päriselt ei jonni. Laps 2-3 aastane ei oska veel ennast sõnaliselt niivõrd palju väljendada, ta väljendab ennast ikkagi nutuga veel, eks ju. Et see on selline arenguhüpe jälle, see 2-3 aastane. Ja kuidas seal, see on selline iseseisvumine ja ka emast eraldumise aeg. Ja kui ta ei saa seda korralikult teha, siis sealt tekib see trauma, eks ju. Ja see mõjutab terve meie elu, eks. See on jah, et see on ikkagi, kui ma nüüd ega ma ka 5 aastat tagasi isegi võib-olla ei oleks selle peale tulnud, et aga tänasel päeval ikkagi me oleme sellest ka korduvalt rääkinud, et see millegi pärast, ma ei tea miks, aga millegi pärast tundub nagu, kui laps sünnib, siis peetakse teda juba täiskasvanuks. No just nagu sa ütlesid, et kui laps teeb häält, laps jonnib. Ta ju ei jonni, aga me ju tihti nagu täiskasvanuna arvame, et ta jonnib. Miks ta ei võiks meile öelda on ju seda, et miks ei või öelda, mida sa tahad või miks sa üldse midagi tahad, et ole lihtsalt vait või mida siis nagu eeldatakse. Oleks hea, kui sul ei oleks vajadusi. Jah, just. No ja, aga me anname lastele edasi ju seda, mida meie oleme saanud oma vanematelt, eks ju, et me ei oska ju rohkemat anda, eks. Sellest see tulebki. Ma ei tea, kus kohas see on alguse saanud, aga ma arvan, et see on ammusest ajast juba siis, kui vanematel oli rasked elud ja oli kõige
kõige olulisem on teha põllu peal tööd, eks ju. Ja siis need lapsed kasvasid põhimõtteliselt ise ja riburada pidi, siis tuli neid nooremaid peale sinna, eks ju, vanemad lapsed hoidsid neid väiksemaid lapsi, on ju, vastutus juba väikesest peale oli juba päris suur, on ju. Ja väga ei pööratudki tähelepanu sellele lapse arengule. Töökasvatus oli ju. Ka minu ajal oli töökasvatus veel. Ma ei tea, ma arvan, et tänapäevalgi rakendatakse seda osades peredes. Et kõige väärtuslikum on siis töö tegemine juba imikust peale, nii kui sünnid, on ju. Hakka tööle. Juba hakka mõtlema sellele. Sa edukaks. Ja. No siis on see 4.–7. eluaastani, seal juba tuleb mängu lasteaedeks enamasti, mis hakkab ka mõjutama, sellepärast, et kasvatajad ja siis need lasteaiakaaslased, seal on see ellujäämis olukorrad juba, eks ju, et sa pead hakkama ennast kehtestama seal teiste lastega, on ju. Siis kui nüüd selles eas on näiteks laps kiita saanud ainult saavutuste eest, siis võt need on need inimesed, kes hakkavad tegema rügama tööd ja siis need on need läbipõlejad, kes hakkavad siis... No võt, see on teine kummaline, tegelikult kummaline, aga et osalt tundub see nagu ka mingis mõttes nagu loogiline, et lapsele me ei pööra tähelepanu siis, kui on nagu rahulik ja et ainult siis nagu kiidame, kui ta midagi hästi teeb ja... No üldiselt ei kiideta. No tegelikult ei kiideta, ma tahtsin nagu tegelikult vastupidi öelda, et pigem on siis laps saabki tähelepanu sellelt, kui ta midagi halvasti teeb. Ja siis pärast vanemad imestavad, et miks mu laps kogu aeg lollusi teeb. Korraldab midagi, eks ju. Loomulikult, sellepärast, et tähelepanu saab. Tähelepanu muud moodi ei saa. Ja kui ta midagi hästi teeb, ega siis ei kiideta, sellepärast, et väga palju on seda uskumust, et kiita ei tohi, läheb uhkeks ja läheb laisaks. Jumala eest kiita ei tohi lasta. Noh, ja siis see 2-3 aastane, vaata, seal tekib veel see vastupidine reaktsioon ka, seal on see kontrollifriigid. Et kui see haav tekib, seal võib ka vastupidi olla, eks ju, et seal on 2 varianti, et kas siis laps enam täiskasvanu eas ei julge öelda ei. Ja need on need meeldijad, eks ju, kes ütlevad kogu aeg ja kõigele, teevad kõik ära, eks ju. Või siis on teine variant, on need ülekontrollijad, nad kõike kontrollivad. Iseennast kontrollivad, oma elu kontrollivad, teisi kontrollivad. Kogu aeg minust räägid, ma ei saa aru. No arvatavasti on inimestel ka mitu traumat nendes igades, eks ju. Et ei ole ainult üks, et seal on ikkagi kompleksne see. No aga siit tundub jälle teise koha pealt hakkad mõtlema, et vahet ei ole siis, mis pidi sa käitud. Tulemuseks tuleb ikka see sama mingisuguse trauma sa sinna maha jätad siis. No üldiselt ei ole lapsi ilma traumadeta. No jah, aga... keegi kuulab, mõtleb, et ma tahaks nagu nii-öelda õigesti oma last kasvatada. Ei ole võimalik õigesti kasvatada, aga ei ole ka õiget ega valet olemas selles mõttes. No jah. Et need lapsed alati tulevad ju sinu juurde, kui vanema nad sünnivad läbi sinu teatud põhjustel, eks ju. Nad valivad su välja selle pärast, et saada sinult seda kogemust, mingisugust kogemust. Et ja sina saad anda seda kogemust just läbi enda teadlikkuse. See, kus sina hetkel oled, eks. No jah. Aga sealt mulle nagu tekkisid, et nagu 2 asja võiks ikkagi olulised olla, et lapsega käituda nii, nagu sa tahaksid sinuga käitutaks samamoodi. On ju, et ja mis see teise asi, ma mõtlesin veel aga see läks ära. Las see praegu äkki tuleb meeldab. Siis sealt nüüd 7. eluaastast hakkab siis kool pihta, eks ju. Siis tuleb nüüd kool mänguga. Ja siis kuni 12. eluaastani, kus hakkab see puberteet, on ju, tänapäeval öeldakse, et see hakkab juba 9. osadel, eks ju, hästi varakult, on ju. No puberteedi iga on selline iga, kus inimene hakkab siis saama täiskasvanuks, on ju. Aga ta on siis seal vahepealses kohas ja nüüd tagasi ulatuvalt nüüd selle sünnist alates kuni nüüd selle vanuseni, eks ju. Öeldakse, et puberteedi eas lapsed, kes mässavad selle pärast, mida nad siis selles ajavahemikus pole saanud. No, nad toovad kõik selle esile, millest nad on ilma jäänud ja siis mässavad ja
ja see on ka viimane võimalus neil näha neil, kas neid armastatakse ka sellisena, kui nad on sellised mässajad ja ei ole nõus kõigega ja siis protesteerivad ja on ju. Ja siis sealt 14. eluaastast siis tulevad juba, see laps on siis juba oma eluteel põhimõtteliselt. Sealt hakkavad siis tulema tema isiklikud traumad seal selle ühiskonnaga siis, mis seal Heidi, mul tütar saab kohe 14, siis ma lendab pesast välja või? See tähendab seda, et 14 pesast välja läheb, vaid lihtsalt ta nagu pöördub rohkem suunaga kodust välja, et selles mõttes, et sõbrad on tähtsamad. Seal on vaja, nendel on vaja kuuluda, neil tekib see kuulumise vajadus selles eas. See läheb hästi oluliseks, on ju. Nüüd sõltub sellest, millised sõbrad tal on ju. Et sõbrad hästi mõjutavad neid puberteete. Ma ei tea, oled sa kursis? Ma arvan, et su tütrel on vist üsna okeid need sõbrad või? Vist on, jah. Ma arvan, et me oleme head vanemad, sest et meil tavaliselt tütre sõbrad käivad meie juures külas. No võt, väga hea. Et see sõltubki nüüd sellest, milline see kodune olukord on, eks ju. Et kui kodus on ebastabiilne ja ei ole turvaline, siis nad lähevad sinna välja ja nad saavad ju kokku samasuguste haavadega lastega, eks ju. Ja siis tekib selline selge kuuluvustunne, aga need lapsed tavaliselt hakkavad tegema igasuguseid lollusi. No, seal on need ained ja kõik, eks ju. Et hästi palju sõltub vanematest. No ja siis me oleme nende selle lasteajaga siin. Just kui oleksime täiskasvanud, on ju. No ja siis sa räägid, et me saame lapsed ja siis me võiksime lapsi kasvatada nii, nagu me tahame, et meid kasvatada. Või et nii, nagu me tahaksime, et meiega oleks nagu käitutud, on ju. Aga kui sa oled saanud täiskasvanuks ja sinu kõik need sisemised lapsed on seal täielikus alarmis, siis sa võid küll täiskasvanu moodi välja näha. Aga emotsionaalselt oled sa ikkagi see laps. Et alati reageerib meie sees laps, mitte täiskasvanud osa, eks ju. Et inimesed, kes ei saa aru, mis asi on sisemine laps. Sisemine laps on see, kes karjub, kes protesteerib, kes trambib jalgu, kes sõimab, kes räägib taga, kes on ohver, kes ei võta vastutust, kes tülitseb oma naise või mehega, kellel on halvad suhted igasuguste töökaaslaste, ülemuste ja ma ei tea, kõigiga, eks ju. See kõik näitab seda, et mingi laps sinu sees karjub päriselt. See ei ole täiskasvanuks saanud. No võt siis, paljud meist nüüd lapsed on? No väidetavalt 85% siin ühiskonnas on ikkagi, sisemine laps on tervendamata. Oota, aga siis see, kes tervendab ära, siis jääb tuimaks või? Ei, ta saab täiskasvanuks. Ta ei reageeri enam, ta ei dramatiseeri enam. Ma vist see dramatiseeri on see kõige parem ise. No igal asjale paneme ikka täiega seda draamat, on ju. Et issand, kui õudne, appikene, kuidas ta nii ütles, issand, vaat see on see draama, eks ju. Kuidas ta niimoodi võis teha? Et et ei näe üldse nagu seda enda osa seal, vaid kõik projitseeritakse väljapoole, eks ju. No me pidime ka sellest naiste vihkamisest rääkima, et miks osad mehed nagu, ja väga palju on kusjuures seda isegi, mitte osad, vaid ma olen tähele pannud, et osad mehed käivituvad hästi sellist, kuna ma postitan päris palju, eks ju, just sellistele postitustele, kus ma käsitlen naise süsteemset positsiooni ja siis seda psühholoogiat seal on ju. Ja mulle tundub, et nad isegi ei loe seda sisu, mis ma sinna postitan. Nad loevad selle esimese rea sealt ära, eks ju. Ja juba nad teevad järeldusi, juba on eelarvamused ja juba nad panevad kommentaari, et miks naisi ülistatakse. Et see näitab seda, et sisu pole loetud päriselt, sest selles sisus pole hetkegi kohta, kus naisi ülistatakse. Aga nad reageerivad kohe, eks. Ja siis see on nüüd see, kui ema ei ole andnud
pojale seda armastust, lähedust, on ta eemale lükanud, ta on eemal olev olnud emotsionaalselt, eks ju. Pojale ei ole lubatud tunda. Ta on pidanud võib-olla ka varakult hakkama vastutust võtma, eks ju. 4-7 on tavaliselt see, kust tulevad need nooremad õed-vennad perre, eks ju, siis hakatakse väga paljudes peredes andma juba vastutust sellele 4-3 juba, et kuule, et sa oled nüüd eeskuju, eks ju. Sa oled nüüd suur tänasest päevast ja nüüd võt see väike väeks on nüüd olulisem kui sina, eks. Hästi mugav, ise niimoodi kõrvalt mõeldes, et hästi mugav, et sa oled ju suur. Tema on pisike, 1-aastane, sina oled 3, sina oled järelikult suur, tema on väike, hakanud tegelema. Aga ega see väga paljud 3-seidki ei oska ennast veel sõnaliselt väga hästi väljendada, eks. Ja siis ta juba, ja tal ei ole ju aimdustki, mis tähendab olla siis suur, mis see siis, mida nad mõtlevad sellega, mismoodi ma siis nüüd eeskuju olen. Ma vajan ju kõike seda sama. Ma vajan seda ema, eks ju, ma vajan seda hellust ja armastust on ja mulle tundub, et pojad vajavad eriti palju seda. Nendel on kuidagi, nad on hästi hellad, kui nad on lapsed, nad vajavad hästi palju seda hellust. Ja kui nad seda ei saa, siis tekib selline pettumus ja viha ema vastu. Ja see viha ja pettumus projitseeritakse pärast hiljem siis oma naisele või siis kogu naissoole. Ja see näitab selgelt ära, et inimene on mingisuguses arenguetapis kinni ja jäänud mingisugusest asjast seal siis ilma, eks ju. Ja kultuuriliselt ju seal nendel osadel on üldse nagu nii naine siukene tühi koht, et nii-öelda teisejärguline, võtame need moslemi. Ja, no seal on vaata teistsugune kasvatus neil on ja seal ülistatakse meest. Ja naine tehakse täpiks. Ja samas on jällegi seal on nagu mingi ristriida on seal ka, sest emad on seal väga olulised. Ja. On ju. See näiteks kui poeg abiellub naisega, siis see naine tuuakse ju sinna perre, eks ju, siis selle pere kõige tähtsam inimene on ema. Tema seal korraldab kõik, on ju. See on kuidagi täitsa kummaline lausa. Ja seal on natuke, ei ole vaata nii põhjalikult süvenenud sellesse, eks ju, aga jaa, seal on teistmoodi. Ja kui sind ikkagi algusest peale ülistatakse mehena, no siis tekib selline teistmoodi trauma, eks ju. No siis tekib selline tohutu, ma arvan, et see on selline üsnagi nartsissistlik ühiskond seal. Ja. On ju, tekib selline trauma seal, on ju, et sina ei ole siin mitte keegi, on ju, sa oled mingi rasedus või see sünnitusmasin ainult, eks ju, et sul ei olegi mingit muud funktsiooni, on ju, siis nad hakkavad neid naisi seal kontrollima ja no tekib selline võimu teema ka, on ju. Jumal tänatud, et meil siin seda ei ole. Jah, aga see sisemise lapse töö, seda siis põhimõtteliselt peaks siis nagu igaüks ju ikkagi võiks nagu ära teha. Absoluutselt. Eks? Jah. No seda saab ju, kui on väga traumaatiline lapsepõlv on, siis peaks ikkagi tegema seda terapeudiga on ju koos. See võib olla väga valus. Ja seal võivad tulla väga suured emotsioonid ja tunded esile. Aga igapäevaselt saab iga inimene ju võtta ühendust oma selle erinevas vanuses sisemise lapsega. On ju. Ja lihtsalt nagu rääkida temaga ja hoida ühendust ja küsida, et jaa, ma näen sind. Ma olen olemas sinu jaoks. Mida sa vajad? Ja see on nagu räägid ise endaga dialoogis, et küsid enda käest, oma väiksema mina käest, et mida sa vajad, et ma olen nüüd suur juba. Et ma saan sulle seda kõike pakkuda, et mu ema ja isa ju sulle ei paku seda, ma ei saa neid ju muuta, on ju. Et ma olen juba 40-aastane, eks ju. Ikka veel ootan, et mu ema ja isa mind hakkaks armastama. No ei juhtu seda, eks ju. Nüüd saan mina seda endale pakkuda, on ju. Ja. Ja ei mulle iga kord, kui ma seda teen, mulle hästi meeldib see meditatsiooni näol nagu seda teha. Aga ma mõtlen, et kui nüüd terapeudiga teha, siis mismoodi see välja näeb
või kui palju seal on seda erinevaid tehnikaid, kuidas seda teha, eks ju, seda saab teha toolitööna näiteks, on ju, läbi hingamise, vaata hingamine on see, mis viib sind üsna erinevatesse staadiumitesse, eks ju, et vees hingamine viib sind sinna sünnieelsesse kogemusse, sinna emaüsa kogemusse, eks ju. Holotroopne hingamine hästi palju viib sellesse lapsepõlvetraumadesse erinevates vanustes. Ja see sisemine laps võib sul niimoodi periooditi olla seal kord väike, kord suur, eks ju, suurem. Et ta nagu vahelduvad, sõltuvalt sellest, mis olukorrad sul siin elus ette tulevad, eks ju, siis käivitub see trauma, mis sul selles vanuses oli, eks ju. Ja, aga siis ühel hetkel lõpevad ära need siis kui palju või kust maalt, kui palju seda teha siis, et no see võiks olla ikkagi igapäevane teema. Ei, ma mõtlen, et kui nüüd nagu terapeudi juurde tulla. See on töö endaga. Et ega sa ei lahenda seda ühe korraga ära, kui sa tuled terapeudi juurde. No seda ma küsingi, et iga kord, kui sa tuled, siis saab esile tulla just see, milleks sa praegu valmis oled, on ju. Et lahendad seda traumat, milleks sa praegu hetkel oled valmis. Ja siis kõige kehalised traumad on need kõige sellised valusamad traumad päriselt, mida sa ei mäleta, on ju. Et siis lähed muidku vaikselt edasi sügavamale, eks ju. Ja siis, aga kui sa terapeudi juurest ära lähed, siis ilmselgelt see võiks jääda sinu nagu elustiiliks. Et sa ei oota seda ema armastust näiteks oma naiselt. Ta ei saa sulle seda anda, ei ole võimalik. Ma arvan, et sealt ei olegi jah, aga tihti vist defineeritakse, et armastus on armastus ja kogu lugu, et seal nagu ei ole just ka erinevist. Armastus on armastus, mis on sõna armastus, kui naine mind armastab, siis ja kuidas ma ütlen siis, et naine armastab, ema armastab, et need nagu justkui oleks nagu üks ja sama. No ei saa olla ju. Ei saa olla jah, aga ma mõtlengi, et nagu seda, et nagu armastusel justkui on nagu mingi ühesugune tähendus. No vaata, kui sa elad koos emaga, kes on näiteks, ütleme, et toome siukse näite nagu, et on alkohoolik. Ja siis sa pead hakkama teda kantseldama juba, ütleme, et oled juba kuskil 4. Sa pead hakkama oma ema eest hoolitsema, sellepärast, et sa näed, et see inimene ei saa hakkama, aga sellest inimesest sõltub minu ellu jäämine, eks ju. Siis sinu jaoks armastus võrdub see. Ma pean päästma neid naisi, on ju. Ja siis ma valin võib-olla samasuguse naise endale, keda ma pean päästma hakkama. Et see on, iga inimese jaoks on see armastus ja ema armastus on erinev asi, on ju. Ja siis me lähme suhtesse ja ilmselgelt meie armastuse kuvand on ju see, mis me saime sealt lapsepõlvest, eks. Me ei tea ju, milline see teine armastus võiks olla. No jah, tõenäoliselt mitte, jah. No võt. Ja siis me võtame selle naise, aga siis me loodame, et see naine, see on nüüd 2 varianti, kas me võtame naise, kes vajab päästmist, kes on samasuguse mustriga nagu meie ema oli. Ja siis ma nagu tõttan teda päästma, sest ma olen harjunud päästma, on ju, oma ema. Siis ma päästan seda naist ka, on ju. Või siis teine variant on see, et ma võtan naise endale ja siis ma hakkan lootma, et see naine annab mulle seda armastust, mida ma olen terve lapsepõlve igatsenud, aga ma pole saanud ema käest. Võt siis see, ja see on jälle iga inimese jaoks erinev, eks ju, mismoodi siis sinu jaoks peab välja nägema, on ju. Ja tavaliselt me hakkame oma partneritelt seda kuidagi ootama. Me ei ütle ja ei väljenda ju ka, et mida ma vajan, on ju. Vaid me arvame, et see naine võiks olla samasugune nagu ema, kes hakkab nagu kuidagi aduma seda, mida meie vajame. Või kuidagi nagu hakkab nagu välja mõtlema või arvama ära, mida me vajame, eks ju. See on täiesti nagu võimatu missioon. Ei, absoluutselt, aga ma nagu hakkan mõtlema, et kui sa lapsena kasvad ja sa tead ainult, milline on armastus ju sa ainult ema näol.
et aga siis isa näol ka. Või vanemate näol. Siis kuidas sa saad osata nagu oma kaaslasest teistsugust armastust nii-öelda tahta? Ei saagi ja sellepärast ongi samamoodi, ega arenguetapid lähevad ju inimese elus edasi, ega see pidama ei jäänud sinna, eks ju, kui sa täiskasvanuks saad 18 aastaselt, on ju, et siis nüüd enam ei arene edasi. Ei, seda. et igas elu, igas vanuses on jälle eraldi etapp, et ma täna panin ka sinna postituse, et millised etapid meil on täiskasvanu eas, on ju. Et seal on see 20-ndast, kõigepealt on kuni 20. eluaastani, see on 20-ndast 30. eluaastani, kus me siis hakkame seda karjääri endale valima, on ju. Siis me võibolla loome siin pere juba, on ju. See on ka päriselt selline aeg, kus inimene elab elu täiel rinnal, vaata 20-ndast 30-ndani antakse inimesele suguvõsa poolt energia. Ja seda energiat tundub, et on lõputult. 20 kuni 30 inimene jaksab tohutult palju teha. Oleks seda teadnud siis? Ei, see ongi täiesti mõeldud niiviisi. Ei, ma saan aru, et sa kulutad selle kingitud energia, mis sul on kingitud, selle sa kulutad ära selle 10 aasta jooksul. No see on pluss-miinus aastad on ka veel, eks ju, 2-3 aastat, eks ju, kellel varem, kellel hiljem tuleb see uus hüppe, eks. Et see ongi nagu see aeg, kus inimene peab nagu elama nagu täie rauaga ja tegema ära kõik need asjad, mis siis selles vanuses peab ära tegema. Siin ma tahtsingi jõuda, et oleks teadnud, oleks rohkem teinud sellel ajal. Jaa, see on hea point muidugi. Sellepärast, et kui sa sellel ajal seda asja ära ei tee, siis sa hakkad seda tegema 40-ndates, 50-ndates ja see on palju hullem. See on nagu see noorelt suhtesse minnakse, et siis sul jääb elamata see. Sarvi hakatakse siis hiljem maha jooksma. Just. No sellepärast, et sul on ikkagi mingi igatsus selle aja järgi, sest see aeg on hästi oluline aeg inimese elus. See 20-30, kus on näpud püsti, pidu! Jah, kus sa saad ise otsustada, et keegi käsi ega ei keela sind, mida sa teha võid või... Jah, just. Et see on selline vabaduse aeg, eks ju. Samas on sellelegi see, et kus oleks hea endale see elukutse siis leida, et mida sa nagu tahad siis elus teha, eks ju. Et see karjääri algus on ka, on ju. Siis 30 kuni seal 40, 45 kuskil, siis see on see, kus inimene hakkab siis seda elutarkust koguma siin. On ju, elukogemused kõik tulevad siin, on ju. Ma arvan, ma hakkasin 45-selt alles. Võimalik, jah. Et see varieerub kindlasti, ideaalis oleks asi niivis, eks ju. Et siis sa õpid siin oma kogemustest ja elust ja kõigest ja suhetest, on ju. Ja siis peale seda, siis seal kuskil, siis 40-ndates öeldakse, et tuleb nagu esimene selline suurem nagu keskekriis, või? Kõige esimene kriis tuleb see 30-selt, see on siis, kui inimene nagu on ära pidutsenud, on ju, ja siis hakkab mõtlema, et kurat, siin on veel midagi. Et sisemine mingisugune tunne on, et siin peab olema midagi veel, mida ma veel ei tea. Ja siis hakkab nagu see vaade nagu sinna sissepoole minema rohkem. Ennem seal oli seal väljapoole, on ju, ja siis inimene hakkab rohkem nagu sissepoole vaatama, otsima ise ennast, on ju. Mida ma siin elus üldse tahan, mida ma siin teen, on ju. Seda elu mõtet, on ju, siis on see aeg, kus hakatakse elu mõtet otsima. Siis ma olen tegelikult, mul on see aeg praegu. 2-3 aastat, järelikult ma tegelikult olen alles 30. Just. Ja siis 40-ndates öeldakse, et tekib siis see esimene selline keskjakriis, on ju. Naistel hakkab veel ka paljudel see menopausi aeg, on ju. Meestel on andropaus. Meestel on samamoodi nagu menopaus naistel, ainult et nendel on teise nimega see ka ülemineku iga andropaus. See tähendab seda, et meestel hakkab siis see testosterooni tase langema vaikselt. Öeldakse, et isegi naistel läheb see menopaus kiiremini kui meestel. Andropaus. Et meestel läheb see hästi hiilivalt ja aeglaselt. Et
samamoodi on igasugused siuksed meeleolude muutused ja noh, sellised asjad, kuigi võib-olla mitte nii üles-alla kui naistel, eks ju, et no sõltub mehest ka, on ju. Ja samamoodi tekib seal mingisugused need identiteedikriisid ja siis sellised. Et mul on siis nagu põhimõtteliselt menopausi aeg praegu. Jaa, andropaus siis, meeste puhul. No, seda sõna ei tea keegi, menopausi teavad. No jaa, see on üldiselt see aeg, kus meeste seksuaalsus hakkab natukene langema, eks ju. Ai, siis mul ei ole. No ja siis 40-ndates, vaata, kui sa oled hästi noorena pere loonud, siis tekib ka meestel või ka naistel selline koht, kui on ka elatud ainult ühe partneriga, kui ei ole olnud rohkem suhteid, siis paljudel tekib see, et aga kurat, mul ei ole üldse nagu kogemusi teiste inimestega, eks ju. Ja kui see aeg on täiesti olemata olnud, siis hakatakse siis, no väga paljud lähevad lahku sellel ajal. Eks ju, lapsed on juba enam-vähem, mitte suured küll, aga enam-vähem on siis väga paljudel, kui on pikad kooselud olnud, siis need kooselud sellel hetkel võivad lagunema hakata. Ja siis need mehed lähevad uuele ringile, võtavad ühel hetkel jälle noorema naise ja hakkavad ja kõike seda sama asja otsast peale tegema. Eks ju. 44-selt öeldakse, et inimese elus on selline aeg, kus on viimane võimalus tasa teha kõik see, mis on tegemata jäänud siis. Et muuta oma elu kardinaalselt sellel hetkel, et kõik, mis oleks muutmist pidanud, mis vajas muutmist varem, siis 44 on nagu see aeg, kus seda on nüüd ära teha. Väga paljudel 44-selt on väga suured elumuutused. No ma võin öelda, ega mul on samamoodi põhimõtteliselt, ma olingi 44 siis. Just. Sain 45 vist. Jah, kuidagi niimoodi. Ja kui inimene seda ise ei tee, siis hakkab elu looma selliselt, et see lihtsalt kõik, mida sa nagu oled kinni hoidnud nagu valedel alustel, hakkab lihtsalt lagunema, sa ei jaksa seda enam hoida üleval. Ja 50-selt on siis see aeg ideaalis, kus inimene siis hakkab jagama oma elutarkust väljapoole ja temast saab siis nii-öelda mõnes mõttes just kui õpetaja teistele, eks, eeskuju õpetaja. See on selline ideaalne variant, on ju. Aga noh, ma olen siin väga palju ikkagi näinud seda, kus 50-selt inimene elab seda 20 ja 30 elu. Tean ka selliseid. Väga palju. väga palju. No see on näha kohe, et inimesed on kuskile oma mingises etappi kinni jäänud, et ja võib isegi väga palju on inimesi, kes on jäänud 90-ndasse. No jaa, aga sealt mõnel, kes võib-olla siukest elu elab, aga kes seab need reeglid, et ma ei võiks siukest elu elada? Ei, sa võid elada, jaa, aga kui sa oled rahul sellega, mis su elus toimub, eks ju. Kui sul on suhted head, kui sul on töö, eks ju, sa ei ole alkoholiga probleeme, eks ei ole, kõik on nagu hästi, vinks-vonks on ju. See on väga fine, aga üldiselt inimene, kes on kuskile arenguetappi kinni jäänud, siis nad ei ole väga rahul oma eluga. Ja tavaliselt klassikaline on see, et ikkagi suhted on need, mis kannatavad. No jah, loomulik. Selles suhtes ongi ju hea nagu jälgida kas või ise enda pealt, kuidas sul kaaslasega suhted on. Et kui kõik on nagu hästi, siis järelikult on nagu sinu endaga ka natuke paremini need asjad. Et kui no see väline peegeldab ikka tavaliselt seda sinu sise maailma, eks ju, või sinu sise. Et ikkagi, kui suhted lähevad tuksi, see on ju lihtsalt nii loogiline, et kui sa oled endaga heas kohas, siis on sa kaaslasega heas kohas ja kui sa oled endaga kehvas kohas, siis läheb ka kaaslasega tõenäoliselt pole kõige paremad suhted. Eks ta nii on, jah. Et kõik see, mis nagu inimese elus väljastpool on, kõik räägib nagu sellest inimesest endast. Absoluutselt, jah. Et võt, selline on meie sisemine laps. Jah, no võt siis.
katsume kuidagi hakkama saada sellega, nendega. No vaata, kui sa ennem rääkisid, et sul on piiride seadmisega mingi teema, eks ju. No mis iga see sul siis on? Tõenäoliselt on, et mingites kohtades juba vaatad, et noh, et eks need ämbrid ole nagu kolistatud küll, et äkki hakkab läbi saama ja siis tuleb jälle nagu see mingi ämber, kus on kurat, jälle mingi asi tuleb. No mingisugune muster kordub, see on juba näha, et midagi on kuskil nagu mingi punane tuli ja põleb. No, piiride seadmine, eks ju, 2-3. No absoluutselt, aga täitsa loogiliselt. Ma olin kahene, või sain kaheseks, vend sündis ja ma sain kaheseks. No. Ja juba sa olid suur vend, eks ju? Noh, ma arvan pigem sealt käis kuskil alateadlikult see, et tuli uus inimene, siis tähelepanu läks talle ja minul siis hästi öeldud, uus inimene tuli, see 2-aastane vaatab seda väikest ja mõtleb liige ta sinna haiglasse tagasi. Tõenäoliselt kes see siuke on? Ma ei saanud aru. Tõenäoliselt seda ratsionaalset mõtlemist seal ei käinud, aga seal võib, mina ei tea, mingisugune mõtlemine ikkagi järelikult siis pidi seal käima, kus nagu hakkasid vaatama, et ma tahaks nagu ka tähelepanu. Äkki ma pean olema siis, ma ei tea, mis asi see siis seal mõtles niimoodi, et ma pean olema teistsugune, et siis nagu mind nüüd nagu kõrvale ei visataks või. Aga tundub, kui me nüüd võtleme sellest, et 2-3 aastas, ma arvan, see minu üks suuremaid traumasid oli, ma ei tea, kus mu vend vaatab, suuremaid traumasid oli see, kui mu vend sündis. Vabandust, tema. Et see... No öeldakse, et 2-3 on kõige ohtlikum iga see lapsel, kellele sünnib vend või õde. Et see on vaata veel selline, see ongi see piiride kehtestamine, 2-3 on hästi selline egotsentriline, eks ju. Mina on ju maailm ja mina, eks ju. Ja siis tuleb see mingi pisikene arusaamatu tegelane, kes teeb häält väga kõvasti, eks ju, käib närvidele ja siis teda seatakse esikohale, on ju, mind jäetakse kuidagi sinna tahaplaanile, minu piiridest sõidetakse kogu aeg üle, öeldakse ole vait, on ju, mine oma tuppa ja saa normaalseks, eks ju. Ja lisaks sellele, et keegi tuleb sinu asemele, saab rohkem tähelepanu. Võtab kunni koha endale. Ja, see ka veel on ju. Sulle nagu sind on kõrval lükatud, sulle see tegelane üldse ei meeldi, siis läheb aeg mööda, siis öeldakse veel sulle, kuule, aga valva ka veel seda kunni. Ehk siis nagu vastutus läheb sinna. Kujuta seda frustratsiooni siis nii kaua, kuni see täiskasvanud. No see on laes. Jah, kogu elu ainult mõtled või kogu selle lapsepõlve siis, kuni see täiskasvanuks tahab, mõtled, et ja nüüd vähe sellest, et ta mulle kohe algusest peale ei meeldinud, ma saan võib-olla karistada ka veel tema eest pärast, sest et sa olid ju suur, sa pidid ju kogu aeg suure inimese mõtlemisega. Tema seda väikesest olemist nagu kogu aeg õigustutakse ja see pahandus, mis tema võib-olla isegi tegi ja sina ei olnud süüdi, siis sina võid karistada saada selle eest ka veel. Selle, ma toon niisuguse natukene võib-olla naljaka näite, aga me olin 6-aastane siis, kui me kolisime oma majja ja meil toas ei olnud vett. Isa ütles, et ma pidin vett tuppa tooma, joogivett. Ja tassisin seda 10 liitrit. Ämbritega tõid puuaselt. Kuskil seal 6-7 see pidi olema. Ja siis läks nagu paar aastat läks mööda. Isa ütles, et Alar, mine too vett tuppa. Ma ütlesin, et aga mina pidin, kui ma vennavanune olin, miks mina pean, miks vend ei võiks minna? Tema on väike. Ma ütlesin, kurat, aga ma olin 2 aastat tagasi ka 6, mina pidin tooma. Ma ütlesin, aga tema ei jaksa. Ma ütlesin, aga ma ka ei jaksa. Siis isa ütles mulle, siis käi 2 korda, too poole ämbri kaupa. Nii et see suure venna staatus saadab sind praegu sajani. Jube. No võtti, väga traumeeriv, on ju? No, absoluutselt. Ja ütle siis, et ei mõjuta elu, on ju? Kuidas te praegu vennaga läbi saate?
Me saame, me küll suhtleme harva, aga me ikka enam-vähem vist saame. Vist enam. No väga lähedust ei ole vist. Vaatenurga, no jah, selles suhtes nüüd nii suurt lähedust ei ole, et hirmsasti nagu puudust tunneks või? No siis see haav on tervendamata sul. No tõenäoliselt, no ma räägin, no kui sealt on see, et ta on juba sünnist saati nagu minu koha endale. Sünnist saati pole vastikul. Nii kui ta sündis, võttis minu koha ära, no eks see on kuskil on meeles veel. No eriti veel, vaata kui on poiss laps ja siis sünnib konkurent, on ju? Samas soost, et kergem oleks siis, kui sünniks tüdruk, on ju, aga ei, konkurent tuleb, no see on ikka egolaks täiega, on ju. No, absoluutselt. Et noh, eks ta niimoodi on kujun, eks ma katsun selle elu kuidagi ära elada. No võib-olla järgmises elus saate kogeda vastupidist varianti. Tahaks väga loota. Et see... jah. Aga selge, kui jäi midagi arusaamatuks, kindlasti siis küsige, kirjutage meile ja võite mulle kaasa tunda, et ma olen vanem vend oma peres. See on nali. Aga aitäh kuulamast ja aitäh. Kohtume järgmisel korral. Tšau. Tšau.